Tervist! Kuhu me täna tunda oleme? Vahur, räägi. Young Timer Campile, Laitse rallivärki. Ja mis me täna siin teeme? Me sõidame selle iludusega. Räägi, palju sul on sõidukogemust? 0. Load on. Mis on ootused? Ütleme, vorm on hea, sponsorid on head, kõik on hea. Ütleme, kui, nagu minu vanem ütles, kui ei ole esimene, oled viimane ja saatis mu balletti tantsima. Kiivri tegin ise eile õhtul ja ma arvan, et tunne on hea. Kas sa tegid ka autoga midagi? Ma panin vedelikud normi ja ma vahetasin hammasrihma ära ja ma panin need pluss 60 kilovatti porilapakat siia. Ja ma tegin juhiistme korda, sest see pidi kinni olema, see oli lahti päranda küljest. Ma eile avast. Autos istusi mingi. Oota väid tulemusi. Mis sealt ikka tuleb? Kuna võistluseni oli veel natukene aega, otsustasime lasta Sierraril puhata ja vaatame minna, mida näituse platsil huvitavat on kogunenud. See vanad head haininad. Jube palju näeme pemme. Jah, vanad head haininad. Ei olnud kusjuures, ma eeldasin, et siin on rohkem pemme, aga... No ma arvan, et paljud sõitsid edasi-tagasi seal sisse sõidus. Mis on nagu jama on see, et see on kuni 25, kuigi me oleme siin uuemaid ka näinud. Ongi see, et kui sa võtad nagu vana 7 E38, siis ta ei ole nagu väga põnev asi, mida vaadata selles. Niiva, vana hea Niiva. Alfa Romeo Spider peaks olema. Kas sa sõitsid ise kohale või? Kuidas ta üldse välja näeb? Esiklaas on sama suur, nagu mul on telefoni display. Meie esimene Fast and Furious stiilis auto. Jah, oi, vanad head Hondad. Paistab nii, ma isegi teadnud, et neid enam nagu kuskil nagu väga järgi on. Alju. Vahur, meil on tööaeg praegu. On tööaeg, Vahur. Lähme. Jesus, prüdi tolba ju. Ta meil natukene siuke eriline. Räägi siis sellest Audist meil. Väga ilus auto. Aine. Hästi tehtud. Kollane ja valge. Kas sa siukest autot oled näinud kunagi? Ütleme tegelikult kollane ja musta kapotiga. No siin on kindlasti, ütleme, minu jaoks isiklikult üks selle nagu näituse nagu pärle nagu selles mõttes. Minu arvates nagu ZX. Nissan ZX nagu mida äkki. See on ikka vinge asi. Ma ei saa aru, miks ei tänapäeval ei tehta siukseid omanäolisi autosid. No vaata selle tulesid. Ei, mis mõttes ei tehta? Multiplad oled näinud. Juket oled näinud. Aga multipla tootmine lõpetati ära, jah? Ei, no insener ju lasti tänaval maha. Selles mõttes, Mihkel, midagi sulle. Ühe hobujõuline. Tagavedu. Tagavedu. Kohe jooksed rahvas jälle. Ja see, et sina. See oli see, mis tuli treila peale kohale. Aga kuna tegemist on Alfa Romeo. See toodi lippu hoida. No lippu see jala peale sõitis raskuseks. Ja, see oli raskuseks. Ja näe, Omega 3000. Ma arvan, et iga Opel-mees on nagu sillas. Mõtles, need kleepsud ei võtta seda hakkama. Jaa, nende kleepsud ongi selleks. Kindel, too mul üks. Too ise. Lähed ujuma või? Ära mine veel ei lähedale supud ära, see on päris sügav. Siin saab ennast meeldivalt jahutada. See on kõik 2 sentimeetrit. Mis siludus see seal, Vahur, on? Kusjuures, kas sa märkad teiste autode vahel või? Kas ta torkab silma? Kas sa seda kiivrit näed, mis sobi üldse selle auto juurde? Miks ei sobi? Vaatab porilapakaid. Millise auto sa endale valiksid, kui sa saaksid siit saata ühe ja 5 koju? Ma võtaksin, ma võin sulle öelda, esireas teine auto. See, kus me tulime just. See, kus ilus kiiver katusel oli. Võtaks selle kaasa. See on ventiil. Esimeses osas Vahur rääkis sellest istme alusest, mis on täispuhutav. Või see täispuhutud pall. See, kui sul ongi see... Täispuhutud tüdruk. Tegelikult see täispuhutav tüdruku ka ju. Sa istud sülle tal. Sa saad tegelikult nii. Või ta hakkab juhtimist üle võtta. Vaat, nüüd on ka näha autot, millel see reaalselt olemas on.
Pärast nostalgitsemist ja autodega tutvumist oli aeg hakata liikuma võistlusstaabi poole. Ennem aga kohustuslik põige. No räägi Vahur, kuidas tunne on? Tunne on mega. Väike närv on sees? On. Väiksed liblikad on kõhus, esimene sõit ja kui sa nüüd vaatad sinna, mis sealt tulema hakkab veel, on ju. See väike vihm või? Väike vihm, me ütleme väike vihm selle kohta. Et saab suht huvitav olema, aga ma ise mõtlen, et selline tulekera on üle platsi lennata oleks ka päris äge, et mis see kõigule mikka, mis juhtul saab. No kas see vihm peaks olema sinu kasuks? Sellepärast tegu on ikka päris võimsate autodega, mis seal meie siis Serraga võrreldes on. Mõõtu võtavad sa mõtled? Ma vaatasin, no mis 150 kilovatti versus 74, see ei saa nüüd nii hull olla, 4-kilolised. Ega siis ei oleks nagu põnev ka, kui kõik oleks nagu sellised 40 kilovattised, eks. Et kui juba, siis ikka suurte poistega nagu kakelda, et selles mõttes väikse poisi, kes peksa saada, on ilgelt piinlik. Eile sai nüüd hammasrühm vahetatud, aga täna hommikul ma nagu kohtasin väikest tiksu seal mootoris. Ja alles siis mulle meenus. Õlitaset ma unustasin kontrollida näiteks. Laiku all ei olnud seda, mina juba kontrollisin. See on nüüd mõnes mõttes hea, mõnes mõttes halb, et kas tal on mootoris õli, on ju, et noh, vanad autode puhul reeglina loik seal all reedab seda, et õli on mootoris. Mihkli jaoks liiga pikk ja ilmselgelt kurnav trepp viis meil mandaati. Ohutusnõuded olid nagu ohutusnõuded ikka. Keegi ei loe kunagi see. Seal on tegelikult lihtsalt kirjas Elkur Vest mitu kord. See rada oli veel keerulisem, kui aknast välja vaadata. Aga tükk aega põrnitsemist ja tunduski juba täiesti ebaloogiline. Kui muidugi küsiti, kas sa said aru, kuidas see rada toimib, siis ma noogutsin ja olin nõus. Aga tegelikult olge ausalt, ei saa midagi aru. Olles nüüd vajalikud teadmised kätte saanud, otsustasime minna starti ja vaadata, mida meie Ferrari teha suudab. Vaikselt stardijoonele kulgedes oli juba pulss jõudnud haripunkti. Ei teagi, kas asi oli selles sõidus, nendes inimestes või asjaolus, et ma parandasin neid tagapidureid ise. Närv oli suur. Ei taha kõrtseda. Oi, see tuleb nõuta. Tagasi pööre on nüüd päris hea. Nüüd alati oli see. Teise ringiga läksime püüdma päeva parimat aega. Teadsin juba kohe alguses, et pikad sirged ei ole minu teema. Sammuti ka kurvid. Kuni ühes kurvis lõi armatuurist tuleb põlema. Ja siis see juhtuski. Mingi taga ei mõelda tähele. Väga Ai. Kutsoo. Vaata.
jooksi peaks. Poolteist ringi. Raip koolas ära. Õli tulele ei põle. Aga see kustus ära. Nii palju siis õliluik olla. Ja, siin paistab kõik koha. See. Boksis pidime ikkagi tõdema tõsiasja, et mootoris ei olnud õli. Õnneks aga suutis Mihkel selle meile mingi limekombel välja jääda. Sest Vahur ei kontrollinud õli, enne kui ta sõitma tuli. Kas sa aitasid eile teha seda, et me üldse saaks siia tulla? Ma helistasin sulle. Peajalgneri. Ja sa ei segasin mind. Kaavere. Nagu siigi. Vot see on vanakooli mootor. Lähme jah. Kuni ta veel töötab. Teeks ühe kiirema. Saab äkki vaatajatele õli näkku. Aga ei, muidu me hakkame vaatajaid pritsima, seda ei tohiks. Lähme jah. Oleme jõudnud nüüd tagasi garaaži CR-aga, mis ei tapa, teeb tugevaks. Peale valatud 2 liitrist õlist ikkagi ei piisanud, et Colin tuli tagasi mingi aja pärast. Eks nüüd saab teda natukene siin näppida, vaadata, mis siis CR-il viga on, aga vast teda kohe maha ei mata. Ja siis muidugi vana ja klassika, subscribe'ige, likeige, share'ige, keerige ja tellige meie kanalit. Järgmise korrani!